Tervist sõbrad, minu nimi on Janno Veensalus, on Karjase Kohvi saade ja selles episoodis me loeme jällegi koos õpetussõnade raamatut. Peatükk 21. Mulle meeldib 1968. aasta tõlge. Ma olen sellega harjunud ja selles tõlkes on ka enamus salmid mul peas või meeles, mis on meelde jäänud. Ma ei ole kunagi piiblis salme meelega pähe õppinud, aga kui sa neid loed ja tsiteerid ja deklareerid ja korrutad või palves kasutad või nende üle mõtiskled, siis see, mille kallal sa töötad, töötab sinu kallal. Ja Taavetki ütleb, et ma olen pannud sinu sõna oma südamesse, et ma ei teeks pattu su vastu. Ehk teise sõnu, teatud olukorras see sõna, mida me oleme peitnud enda sisse, tõuseb üles. Tõuseb meie teadvusesse, tuletab ennast meelde, see printsiip, see väärtushinnang, tuletab ennast meile meelde, et hei, see on see standard, mille järgi sa käid. Mäletad? Õpetussõnade raamatust rääkides, see on tarkuse raamat. Ja aastaid ma lugesin seda iga päev üks peatükk hommikul, lisaks muule piibli lugemisele. Ma ei ole seda praktiseerinud kogu aeg, aga teinud seda periooditi jälle. Üks teine raamat, mis väga mulle meeldib, on Koguja raamat. Arvatakse, et Saalomon kirjutas ka selle raamatu, mis on väga tõenäoline ja mingisugused sõnastused on väga sarnased. Aga sõbrad, kuna me siin saates joome kohviteed, siis ma võtan ka ühe lonksu, katan selle tassi kinni, et see väga jahedaks ei lähe siin. Esimene salm ütleb nii: kuningas süda on Jehova käes. Nagu veeojad, tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. Veeojade juhtimiseks on vaja siis kaevata teatud kraav selles suunas, kus me tahame, et see veeoja tegelikult läheks. Ja siis, kui see kraav on valmis, ühel hetkel panna kinni see suund, kuhu see veeoja loomulikkuses on hakanud voolama ja suunata ta sinna, kuhu meie tahame. Ja piibel ütleb, et nõnda Jumal juhib kuningate südameid. Päeva lõpuks on meie kõigi südamed avatud tema käes. Ja kui me palvetame, nagu Paulus ütleb ka Timotuse kirjas, kuningate ja ülemate eest, siis Jumal saab juhtida nende südameid, siis Jumal saab pehmendada nende südameid ja juhtida nõnda, et me võiksime rahulikult ja vaikselt elada selles elus Jumala kartlikult. Ma usun, et see kehtib ka kõigi inimeste suhtes. Kui me palvetame inimeste eest, teeme nende eest eespalvet, siis Jumala vaim teeb tööd nende südametes. Ja tema tahe tuleb esile. Salm 2 ütleb, kõik mehe teed on ta enese silmis õiged. Aga Jehova katsub südamed läbi. See on tõde, et elus ei saa alati välise najal otsustada, kas asi on õige või mitte. Mingid asjad võivad tunduda nagu maailma parimad asjad, mis meile presenteeritakse. Keegi helistab, ütleb, mul on sulle maailma parim pakkumine või elu parim pakkumine. Üksnes avastamaks, et 3 kuud hiljem on see firma pankrotis või see skämmiks osutunud. Nii et välise järgi ei saa seda otsustada. Joona, prohvet Joona oli probleemides, raskustes, tõsistes väljakutsetes selle tõttu, et oli sõnakuulmatu Jumalale. Apostel Paulus oli tõsistes raskustes, väljakutsetes, probleemides, kuna ta oli sõnakuulelik Jumalale. Mõlema elus oli täpselt samalaadsed asjaolud või olukorrad. Nii et mille järgi saab otsustada, on rahu meie südames, mis on vahekohtunik Jumala tahte tegemisel. Ja see on see koht, kus Jumal meid juhib meie südame kaudu. Teha, mis õige ja kohus, ütleb salm 3, on Jehovale olulisem kui ohver.
Minu vaimulik isa, doktor Edwin Lewis Cole, ütles, et unts sõna kuulmist, unts on siis 31,1 grammi, on parem kui tonn ohvrit. Ehk me ei saa ohverdamise läbi või ohvri toomise läbi saada seda, mida me kaotasime sõna kuulmatuse läbi. Sellepärast Jumalale meeldib sõna kuulmine. Ja teinekord, kui me oleme olnud sõna kuulmatud, mingis asjas mingit printsiipi eiranud, siis hiljem püüame midagi kompenseerida, taastada suure ohvri läbi. Võib-olla mees toob naisele palju kingitusi ja lilli, püüdes kompenseerida seda, mida ta minetas sõnakuulmatuse läbi või mingi printsiibi eiramise läbi. Ja see käib meie kõigi kohta, kes pole nii. See on see, mida Jumala sõna teeb, see kõnetab meid kõiki võrdselt, pastoreid, neid, kes on just saanud kristlaseks, neid, kes veel ei ole kristlased, see kõnetab meid kõiki. 4. salm ütleb nõnda: ülbed silmad ja hooplev süda, õelate lamp on patt. Ülbed silmad tihti lähtuvad hooplevast südamest ehk silmad näitavad, mis inimese südames on. Üks asjadest, mille vastu Jumal seisab, on uhkus või uhkeldamine. Uhkus paneb inimesed langema, sest uhkus ei lase neid endid lasta korrigeerida. Ja elus saab ainult sirgelt kõndida või sihile jõuda end pidevalt korrigeerides. Ma olen kasutanud seda näidet siin saadetes mitmeid kordi, et lennuk, kui sa vaatad, kui on pilvitu taevas ja jätab sellise valge juti, me räägime reaktiivlennukis, mis lendab kuskil 10-11 kilomeetri kõrguselt. Teinekord see on nagu joonlauaga lõigatud siuke sirge jutt. Mõtled, vau, sellel piloodil on hea käsi, muudkui lendab otse. Tõde on aga selles, et seal üleval 10-11 kilomeetri kõrgusel mõjuvad lennukile igasugused jõud. Rääkimata muidugi gravitatsioonijõust ja hõõrdejõust, aga tuuled, niiskus. Ja kõik see paneb lennukit kogu aeg kursilt kõrvale kalduma. Ja lennuk saab lennata otse nii horisontaalselt kui vertikaalselt tänu pidevale korrigeerimisele. Ja see on see, mida automaatpiloot ära teeb lenduri eest, aga üldjuhul piloodid hoiavad lennukit kursil. Ja meie elu samamoodi on kursil ja lõpuks jõuab sihtmärgile või eesmärgile tänu pidevale korrigeerimisele, nii et ära põlga korrigeerimist. Ja uhke inimese probleem on selles, et ta ei lase ennast korrigeerida, mõeldes, et kõik on juba temaga hästi. See on see, mis paneb teda lõppeks langema. Õelate lamp on patt. Ingliskeelne tõlge ütleb siin, et õelate kündmine on patuks. Väga erinevad sõnad, kas pole nii, lamp ja kündmine. Aga kündmine, ma arvan, väljendab seda paremini, kus õelad, nende machinatsioonid, nende spekulatsioonid, nende agenda lõpuks on patune ja toota pattu. 5. salm ütleb nii, aga virga kavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju. See sõna virk ingliskeelses piiblis on diligent ehk et hoolas, hoolikas, töökas, usin. See on üks inimene, kes teeb asju sihikindlalt ja teatud reipusega, sest tal on eesmärk. Eesmärk algatab meie tahte, meie tegutsemise, kui sul on eesmärk, sul on suund, kuhu minna, sul on motivatsioon. Inimesed eesmärgiga on läinud läbi väga keerulistest, võimatumatest olukordadest, kuna neil on eesmärk. Aga tormamine üldjuhul alati toob kahju. Inimesed on tormanud rikkaks saama, ratsa rikkaks saama on meil ütlus. Või ilma, et nad oleksid järgi uurinud põhjalikult, investeerinud mingitesse institutsioonidesse, aktsiatesse,
mingisugused platvormid ja võrkturundused ja mis iganes, mis hiljem on osutunud skämmideks ja nad on kaotanud oma raha. Nii et tormamine investeeringutesse, tormamine suhetesse, tormamine üleüldse, ilma selleta me teaks, mida me teeme, toob kahju ja see on see, mida Saalomon püüab meile siin öelda. 6. salm ütleb nii: kes valeliku keelega soetab varandusi, ajab taga tühja tuult ja surmavõrke. Ma arvan, me kõik oleme kuulnud juba lapsest saadik, et valel on lühikesed jalad. Vale ei jõua kaugele. Sellega võib kuskile maale jõuda. Mõni on väga osav selles, mõni on nii suur valetaja, et ta sai isegi enam aru, et ta valetab ja muuseas kurat on valede isa. Nii et ta ise ka ei tea, et ta valetab enam. Aga keegi ei valeta ennast lõppeks Jumala kuningriiki. Võib-olla siin maa peal saame siin keerutada ja navigeerida mööda õigusinstantsidest ja valega kuskile maale jõuda, aga ühel päeval see saab meid kätte ja me peame seisma õiglase kohtumõistja Jumala enda trooni ees. Jeesus ütleb, las ma panen su elulindi korra käima, kus kõik sündmused sinu suhtumiste, motivatsioonidega, mis su südames tegelikult oli, hoolimata sellest, kuidas sa seda etendasid, saavad olema portreeritud ja näidatud avalikult ja meil ei ole midagi selle kohta öelda. Nõnda siis tõde on, mille peale tuleb elu ehitada. Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu. Tõde on see keskne osa. Tee, tõde, elu. Ehk mida rohkem me oma elud rajame tõe peale, Jumala tõe peale, ja piibel on täis Jumala tõde muuseas, seda parem on meie tee ja seda rohkem on meie elu. Ja vastupidiselt, kui me oma elud rajame valede peale või valetamistele, kellegi teise öeldud valele või me ise oleme läinud vale peale välja või püünud selle najal elus edu saada, siis seda viletsam on meie tee ja seda vähem on meie elu. 7. salm aga ütleb nii: õelate vägivald viib ära neid endid, sest nad ei taha õigust teha. Ingliskeelses piiblis King James versioonis on seal kirjutatud õelate röövimine. Põhjustab seda, et neid endid röövitakse. Ehk nad kaotavad teistelt äravõtmise läbi oma enda elu ja maksavad lõppeks rohkem, kui nad iial said. Salm 8 ütleb, et süüdlase tee on kõver, aga süütuma eluviis on õige. See sõna süüdlane siin on keegi, kes on koormatud süüga. Ehk et see, kuidas ta elab, näitab seda, mis tema südames toimub. Sest keegi ei saa kanda põuest tuld, ilma et ta riided põleksid, ütleb seesama Saalomon meile. Ehk meie eluviis näitab, mis domineerib meie südames. Ja süütunne kindlasti rõhub süüdi olevat inimest. Muuseas, süütunne on mõrvar, tapja. Keegi ei suuda elada süütundega, see tapab meid. Ainukene viis edasi elada on kas see süütunne panna kellegi teise peale, õigustades ennast, miks me seda tegime, või tunnistada oma süü ja patt, parandada meelt, pöörduda sellest, paluda andeks ja teha asjad heaks. Muuseas, patt saab inimese elust välja tulla ainult suu kaudu. Salm 9 ütleb, parem on elada katuse nurgas kui riiaka naisega ühises kojas. Vaimulikena loomulikult me toetame abielu institutsiooni, julgustame inimestel läbi töötama oma probleemid, väljakutsed suhetes, kõigil on need. Aga tõsi ta on, et kui inimene on mitte toimivas suhtes, siis üksi olemine on kergem
kui olla halvas abielus. Jällegi, doktor Ed Cole ütles niimoodi, et abielu on kõige lähedasem asi taeval või põrgule, mis inimesel võib olla siin maa peal. Ehk hea abielu on nagu eelmaitse taevast. Nüüd tolle aja ühiskonnas naiste staatus oli kõvasti madalam, kui see on täna. Ja naised olid väga allaheitlikud, nad ei tohtinud avalikult kohtust tunnistust anda. Nõnda siis me teame, et Jeesus valis just nimelt naised, kes esimesena tunnistasid tema ülestõusmist ja see on, kuidas Jumal tihti asju teeb, risti vastu inimeste normidele. Näiteks sa võtad isegi kuninganna Ester, kes ei söandanud ligineda kuningale, kuigi ta oli kuninganna. Lihtsalt ilma kutsumata see võis tähendada tema surma. Räägib veel kord naiste positsioonist tol ajal. Nõnda siis, kui Saalomon räägib siin riiakast naisest, siis oli tegemist mitte lihtsalt näägutamisega või rahulolematusega, aga ühe riiu vaimu kandva inimesega. Ja ta ütleb, parem on olla sul katuse nurgas ja seal on sul ka siis parem elu, kui ühises kojas, kus on palju rohkem ruumi muidugi, aga kus on riiu vaim pidevalt. Ja sellepärast, sõbrad, tuleb meilgi tegeleda väga tõsiselt riiu vaimuga. Ükskõik millises organisatsioonis me ei tööta, sõprussuhetes, ärisuhetes, koguduses, kus riiu vaim püüab lõhkuda ära head asja. Me kõik teame inimesi, kes on laiali läinud, riidu läinud, eri teid läinud, kuna neil oli tüli ja nad kunagi ei leppinud ära. Aga siin edasi lugedes, õela hing ihaldab kurja. Ma loen salmist 10. Ligimene ei leia armu tema silmis. Kurjus ei ole mitte kuskil asjades või mingisuguses välises eeskujus, vaid peitub inimese südames, nii nagu siin piibel ütleb. Õela hing, see ihaldab kurja. Ja sellepärast ei saa ühiskonda muuta enne, kui me muudame inimeste südameid. Ja kahjuks see ei ole inimese võimuses muuta teise inimese südant. Üksnes Jeesus Kristus saab muuta inimese südant ja anda talle uue vaimu, nii et me kõik inimestena vajame Jumala armu ja vajame Jeesuse Kristuse armastust oma ellu ja võtta teda oma päästjaks ja issandaks ja järgida tema teid. Salm 11 ütleb nii, kui pilkajat karistatakse, saab kohtlane targaks. Ja kui tarka õpetatakse, ta võtab õpetust. Nii et targa sa tunned ära sellest, et tark võtab instruktsioone kuulda. See sõna inglise keeles on siin instructions ehk instruktsioonid. Rumalad aga arvavad, et nad juba kõike teavad ja teinekord räägivad kogu selle vestluse aja täis, selle asemel, et kuulata oma tarka partnerit, kellega nad juttu ajavad. Aga kui siin räägitakse pilkajast, siis viidatakse siin inimesele, kes on ennast täis, üleolev ja laitja. Ja muuseas, väga paljud neti anonüümsed kommentaatorid, kes ei julge oma nime avaldada, aga kes lasevad oma suust välja tulla, mida iganes sülg suhu toob, ja kes kunagi ei leia ühtegi positiivset asja ühegi artikli või teema suhtes, ainult negatiivset, on tihti pilkajad. Nüüd, siin öeldakse, et kui pilkajad karistatakse, saab kohtlane targaks. Kohtlane on keegi, kes on naiivne. Ta on naiivne minnes kaasa mingite valede asjadega. Pilkaja teeb seda ülekohut teadlikult. Naiivne teinekord läheb lihtsalt massiga kaasa või mingi vooluga kaasa või lihtsalt teadmatusest. Aga Saalomon ütleb siin, et kohtlase ehk naiivse elukäiku on kergem korda seada kui pilkaja oma, kes teadlikult praktiseerib ülekohut. Ja nõnda siis, kui pilkajad karistatakse, naiivne saab sellest õppust ja parandab oma eluteed. Salm 12 ütleb, õige pidagu silmas õela koda. Õelad tõugatakse õnnetusse. Teisisõnu,
õelate asjad, õelate tegemised ja nende elu ei lähe hästi. Salm 13, kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata. Mis võib-olla peegeldab sellist printsiipi, et mida iganes me põhjustame juhtuma kellegile teisele. Jumal põhjustab seda juhtuma meile. Pane tähele, mitte et need inimesed, kellel me neid asju teeme, teevad neid tingimata meile tagasi, aga me lõikame elus seda, mida me omal ajal oleme külvanud, on see siis hea või kuri. Salm 14 ütleb, salajane and vaigistab viha ja kingitus põue tugeva raevu. Siin räägitakse kingitusest, mitte altkäemaksust. Et kingitusel on vägi teha midagi, mida meie ise ei suuda teha. Ja tõepoolest, kingituse printsiip on ka selgelt näha kogu pühakirjas. Kui Seba kuninganna läks Salomonile külla, tõi ta rikkaliku kingituse kaasa. Ja kindlasti paljud püüdsid Salomoni tarkusest osa saada, püüdsid talle lähedale saada. Aga Seba kuninganna tõi kingituse, mis püüdis väga rikka ja eduka kuningas Salomoni pilku ja ta veetis temaga terve päeva ja piibel ütleb lõpuks, et kui Seba kuninganna lahkus, siis Salomon andis talle kõik, mida ta ihaldas, ilmselgelt ka materiaalselt. Nii et kingitusel on tohutu vägi. Ja kingitus on alati antud tingimusteta. Altkäemaksu eest aga oodatakse vastuteenet. Salm 15. Õigele on rõõmuks, kui tehakse õigust, aga kurjategijale on see ehmatuseks. No on selge see, et õige saab inspiratsiooni ja rõõmu juurde selles, kui õigust tehakse. Teeb ta seda ise ja teised, ta saab sellest julgustust. Kurjategijaid aga piinab nende endi südametunnistus ja ülekohtu tegijad hävivad, ütleb siin King James piibli tõlge. Salm 16 ütleb aga nõnda, inimene, kes eksib tarkuse teelt, peab minema puhkama surnute seltsi. Ehk tarkus on eluks ja elamiseks ja pikaks eluks ülimalt vajalik. Tarkus oma tervise eest hoolitsemises, tarkus, kuidas kohelda oma suhteid, tarkus finantsasjades, tarkus Jumalaga kõndimises, tarkus organisatsiooni ehitamises, tarkus oma elu missiooni järgimiseks. Tarkus on vajalik igas valdkonnas. Salm 17 ütleb, et kes armastab rõõmu, jääb vaeseks meheks. Kes armastab viina ja õli, ei saa rikkaks. Viin ja õli või ehk siis vein ja õli olid tol ajal luksuse märgiks. Ja inimene, kes armastab luksust ehk kulutab kogu aeg, ei saa kunagi jõukaks, nagu siin öeldakse, sellepärast et rikkuse kasvades kasvavad ka meie ihaldused. Ja mida me ennist olime valmis tegema hoopis tagasihoidlikumalt, nüüd, kus on raha, me tahame hoopis kallimalt seda endale lubada. On see auto või maja või reisid või ükskõik milline muu asi. Aastaid tagasi ma tegin remonti oma majas ja raha oli napilt, kogu aeg oli puudu. Ja vaatad, kus sa saad ja milliste materjalidega ja siis ma mõtlesin, kui mul oleks nii ja nii palju raha, siis ma saaksin lõpetada selle põrand ära, ma paneks kas veel linoleumi siia peale, vähemalt saab sisse kolida. Aga siis tuli natukene rohkem raha, kui ma olin lootnud. Ja ma mõtlesin, nüüd ma panen täis puidust. Oleks tulnud veel rohkem raha, see oleks pannud ilmselt marmorist põranda sinna. Soovid kasvavad ühes meie rikkusega. Selleks, et edeneda finantsasjades, tuleb meil distsiplineerida oma ihaldusi. Nii et kui Jumal õnnistab meid, tuleb meil olla suurem andja, tuleb õppida säästma, selleks, et kulutamise ihaldus lihtsalt ei nulliks ära seda head, mida me oleme saanud.
Muuseas, selle salmi esimene osa viitab sellele, et kui me oma elus järgime ainult lõbu instinkti, siis me ei saavuta elus kuigi palju. Sest inimene, kes lähtub ja on juhitud naudingu saamisest, üldjuhul ei oma distsipliini oma elus, mis aitaks teda lõppeks heale järjele. Läheme siit edasi, salm 18. Õel jääb luna hinnaks õige eest. Ausate asemele jääb autu. Kirjeldab seda vana tuntud printsiipi, et õel kaevab auku õigele, aga langeb ise sinna sisse. Hea näide sellest on Haaman ja Mordokai. Haaman tahtis Mordokai nimelist meest tappa ja samuti kõiki juute. Pani isegi võllapuu püsti omaenda maja ette. Jumal aga pööras selle olukorra ringi nõnda, et Haaman poodi sinna ja Mordokai ja tema rahvas, juudid, säästeti. Salm 9 ütleb, parem on elada kõrve maal kui riiaka ja pahura naisega. Siin Saalomon on natuke järgi mõelnud, ütleb, et see katuse nurgas olemine ka ei ole piisav. Isegi kõrbes on parem ja me teame, et kõrbes on väga-väga keeruline ellu jääda. 20. salm ütleb, targa elumajas on kallist vara ja õli, aga alp inimene neelab need. Jällegi võiks siia panna võrdusmärgi, alp inimene kulutab need. Kulutamine on alati see põhjus, miks inimesed ei saa kunagi paremale järjele finantsiliselt, sest ei ole küsimus selles, kui palju inimene teenib, vaid kui palju ta suudab säästa ja kuidas ta oskab selle rahaga majandada, sest teenimise kasvades inimeste ihaldused kalduvad kasvama samuti. Nõnda siis ei ole vastus mitte suuremas sissetulekus, vaid kuidas me oskame majandada sellega, mis meil on ja kasvatada seda ja distsiplineerida, et ahnus ja kadedus ei saaks meie hingest kinni. Kes taotleb õigust ja headust, salm 21, leiab elu, õigluse ja au. Õigust teha on kindlasti hea ja õige on juba hea asi, aga pikendada ka headust nende vastu, kes seda ei vääri, toob ühe kõrgema elu, põhjustab õigluse osaks saama meile ja ka respekti ja austuse. Tark ründab vägevate linna, ütleb salm 22, ja kisub maha kantsi, mille peale nad lootsid. Mitte selle, mis tema arvas, et on see kõige tugevam punkt, aga mida need kaitsjad arvasid, et on nende tugev punkt, sest nad panid oma lootuse selle kõige tugevama asjale, kui kiskuda maha see, siis saab murendada, nõrgendada nende kaitsesüsteemi ja tungida sisse, nii et tark ründab, see on vägev linn, aga ta teab, et kui ta kisub maha konkreetselt selle koha, mis on nende arust see kõige tugevam, siis kogu ülejäänud linn kukub ka kokku. 23 salm, kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest. Aamen selle peale, kui tõsi see on. Selle salmi Jumal andis kunagi mulle, kui ma läksin Eesti Kaitseväe värbamise komisjoni inimeste ette. Ja ma ei tahtnud minna muidugi Kaitseväkke, ma tahtsin teenida Jumala kojas, mitte et ma kartsin sõjaväge, aga ma ei tahtnud panna sinna kõiki neid aastaid. Ma mäletan, Jumal andis mulle instruktsioonid, hoida oma suud ja keelt, ma tegin selle järgi ja ma pääsesin sellest. Ja ma muuseas ütlesin Jumalale, et kui ta säästab mind armeesse minekust, siis ma annan talle kogu oma aja. Ja Jumal tegi seda ja mina tegin seda. 24 salm. Pilkaja on selle upsaka nimi, kes teeb oma tegusid määratumas ülbuses. Jälle seesama teema tuleb siit peatükis teist korda läbi. Saalomon räägib selle vastu, et pilkajad on ülbed samal ajal, ennast täis arvavad, endi tulevad paremad teistest, sellepärast nad leiavad nii palju asju, mille üle kritiseerida, mida hukka mõista ja tuua välja ainult negatiivset ja nad ei näe positiivset. 25 salm ütleb nii, laisale on tema ihkamine surmaks, sest ta käed ei taha tööd teha. Meie
harjumused elus viivad meid alati kaugemale kui meie ihaldused. Alkohoolik võib ihaldada, et oleks kaine, aga tema joomise harjumus teatud ringkonnas läbi käia, teatud aegadel teatud kohtadesse minna, harjumus teatud viisil mõelda ja suhtuda, viib teda tagasi sellesse paika. Ja sellepärast inimesed ei kujunda oma saatusi. Inimesed kujundavad oma harjumused ja nende harjumused lõppeks kujundavad nende elu sihtmärgi, kuhu nad kohale jõuavad. Ehk sinu elu suunda kujundavad sinu harjumused ja sellepärast, sõbrad, me peaksime ehitama häid harjumusi oma ellu. Need ei tule iseenesest. Nii nagu John Maxwell ütleb, et meil on ülespoole suunatud kõrged unistused, aga maha kiskuvad harjumused ja sellepärast me ei jõua edasi, kuigi unistused on meil vägevad. 26 salm ütleb, ahne ahnitseb alati, aga õiglane annab ega keela. Teisisõnu, ahnitsemine pole seotud sellega, mis inimesel on. Mõni rikas võib olla ahne, vaene võib olla ahne, vaid seotud sellega, mida ta ihaldab saada. Aga õiglane annab, on andja. 27 salm, õelete ohver on jäledus, eriti kui seda tuuakse häbiteo eest. Jällegi, sõna kuulmine on parem kui ohver. Väikene sõna kuulmine on palju parem kui suur ohver. 28 salm ütleb, valetunnistaja hukkub, aga mees, kes midagi on kuulnud, võib alati rääkida. Me õpime elus läbi kuulamise. Kui ma räägin, ma ei õpi palju juurde. Kui just Jumal selle keskel mulle midagi uut ei ilmuta, aga siis ka ma pidin kuulma teda. Me õpime elus palju rohkem läbi selle, mida me kuulame, kui see, mida me räägime. See on tõsi ka Jumalaga. Mis teeb sinu elu edukaks, ei ole mitte kui ilusaid, andekaid, veenvaid palveid sa suudad paluda. Et keegi võiks kõrvalt öelda, et vau, see oli võimas, see oli ilus palve. Aga see, mida me kuuleme, et palve ajal Jumal ütleb meile ja paneb meie südamesse. Sellepärast kuulamise kunst on palju tähtsam kui rääkimise kunst. Ja keegi võib tarka juttu ajada, aga kui tal pole tarku kõrvu, siis ta ei ole tegelikult tark inimene. Ja kuulamine on tähtis suhetes, müügitöös, organisatsioonis, juht peab kuulama oma organisatsiooni liikmeid, me kuulame oma lapsi, lapsed peavad kuulama oma vanemaid. Kuulamine on elus üks oluline võti, pole ime, et Ott Lepland laulis, kuula, püüdis seda meile selgeks teha. Salomon ütles seda kaua aega varem juba. Ja valetunnistaja hukkub. Rääkides valet lõpuks teeb seda, et inimene eksib ära sellel teel. 29 salm, õel mees näitab jultunud nägu, aga õige käib kindlalt oma teed. Kui juhil puudub kindluse tunne, siis järgijatel puudub pühendumine. Jehova vastu ei aita tarkus, mõistus ega nõu. Nii ta on, sõbrad. Jumal on pikalt ees meie elu mängus. Tal on kõik teadmine, ta on kõikjal olev, ta teab, mis on parim. Ja loomulikult on ajad ja hetked, kus me tahaksime Jumalale öelda, mis tal teha tuleb. Ja mõningad inimesed palvetavadki sellisel viisil. Aga me ei saa Jumala agenda vastu ja lõppeks Jumala tahe on parim, ehk meil tuleb alistuda Jumala tahtele, kui me seda teame ja teha seda. Ja viimane salm 31 ütleb, hobune seatakse valmis tapluse päevaks, aga võit on Jehova käes, mis ütleb meile seda, sõjamees võib harjutada ja teha trilli ja oma relva käsitlemist õppida järjest paremaks ja ollagi ühel hetkel tippmees kogu selles pataljonis.
aga et võitu saada, on vaja veel teatud elemente, mida inimese käes ei ole. Pole ime, et koguja ütleb, ehk et sama Saalomon 9. peatükis 11. salmis, et jooks ei olene kärmeist, menu osavaist, leib tarkadest ja jätkab seal selles nimekirjas ning ütleb, et vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki, on üks müstiline element, mida inimene ise ei tooda. Ma usun, et see on Jumala armuaknad meie elus avanevad, võimalused tulevad meie tee peale, soodne aeg jõuab meie ellu. Ja siis, kui me teeme seda oma parima ettevalmistusega, saame me ka kordaminekut ja edenemist oma elus. Sõbrad, see oli tänased õpetussõnad. Loodan, et need olid kinnituseks, julgustuseks, mõned targad mõtted siit võtta. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.